Tere kõigile, kes te olete täna tulnud ja aitäh, et siia jõudsite. Andreas Lend esitab meie jutuajamise vahele Bachi tšellosüüte. Ja enne kui üldse siin neid teemasid lahti harutada, siis mul on hea meel selle üle, et täna on taliharja päev, mis on murdekoht talve sees. Ja see sündmus sobib väga hästi just tänasele taliharja päevale, sest et poeetiline proosa sisaldab ka omajagu murdekohti, selliseid, mulle meeldib öelda, õrnaineharju. Ja kuna ma olen hästi poeetilise proosa sees juba aasta aega oma tegemistega, siis minu jaoks on justkui iga päev õrnaineharjapäev. Ja ma räägin täna Mart Velskriga. Aitäh, et tulid. Aitäh, et kutsusid. Tere. Ja kui ma selle kutse siia sain, siis ma olin kohe nõus. Ja samas ma muidugi täpselt ei teadnud, millega ma olen nõus, sest siis ma polnud raamatut lugenud. Seal minu kogemuse taustal on võib-olla see, et ma Anu Kree nime teadsin juba 90. aastate lõpust peale ja mul ei läinud see ka meelest, kuigi me ei puutunud siin vahepeal väga kokku. Anu on nimelt mingis mõttes debüteerinud kirjanduses nagu 2 korda või. Et kõigepealt hakkasid tekstid tulema seal 90. lõpus ja isegi väljaanded ja osalemine ka erakonnarühmituses. Ja siis tuli 25 aastat pausi, umbes nii palju vist. Tähendab, ma saan aru, et tegelikult see paus ei olnud ikkagi täielik sinu jaoks, aga ütleme laiema avalikkuse jaoks. Ja siis, kui ma ei eksi, 23. aastast alates on neid raamatuid nüüd jälle tulnud. Ma kujutan ette, et sul oli ka miskit selleks ajaks kogunenud. Ja loomulikult või kuidagi ootuspäraselt oli see tagasitulemine luulega, aga siis hakkas lisanduma ka proosat. On ilmunud 2 lühiproosakogu ja nüüd siis see raamat, mis meie ees on, see Sumisev süda. Ma igaks juhuks vaatasin järele. Proosaraamat on see nagunii, aga vaatasin raamatukogu kataloogi, jah, see on romaan. Poodides on ta nagunii romaan, sest seal on kõik proosaraamatud peaaegu romaanid. Kaanel on jällegi tuulest sasitud unenäo pildistik. Ma kõigepealt küsin kinnitust, et kas see on romaan ja teiseks siis seda, et kas sellise teksti kirjutamine on teistmoodi kui luule või nende miniatuuride kirjutamine. Ma vastaks algul küsimuse teisest otsast, et
igas žanris töö, mida ma olen, mis iganes žanris ma olen siis alustanud, et minu sisekaemuse selle hetke värvingut aitab kõige paremini just edasi anda see žanr, mis kas luule või lühiproosa või proosa mul nii-öelda kuidagi kuklas siis oma kuju võtab ja see, mis sealt kuju hakkab võtma, selles ma olen tavaliselt ikkagi algul kohe kindel, et on vähe asju, mida ma teen ümber ühest žanrist teise. Väga hea ja ta on tulnud ka selline nägus raamat. Siin kujunduses on kasutatud 2 fotot. Ma ütlen ära ka kujundaja nime Einike Soosaar ja kaanefoto on siis teinud Silver Teinbas, aga siin tagakaane pöördel on veel üks foto. Kas sa teadsid kohe, et sinna peavad tulema fotod või andsid sa kujundajale vabad käed? Tähendab, fotode idee tuli täiesti kuskilt ka, ei tea kust kohast, et pikka mõtlemist ei olnud ja tihti ka teiste raamatute kujundusega on olnud sedaviisi, et nii kui käsikiri jõuab kuhugi poole peale, et siis kujundusega nagu pikalt mõtlema ei pea. Ja siin see lapsepõlve pool raamatul, siin ma olen umbes 4-aastane ja sõidan jalgrattaga hoovis ja siis eelmise aasta mina on nii-öelda läinud sellesama rätiku alla ja võib-olla neid pooli lisaks paljudele nii ühendavatele kui ka nagu eristavatele aspektidele kuidagi tõmbab teineteise poole see, et ma olen sündinud päeval, kus miinuskraadid ulatusid 35-ni ja täna on ka üsnagi nagu krõbe ilm, et siis võib-olla see nagu paka selline meeleolu sealt natukene nagu tõmbab neid pilte kokku. Ma kusjuures ei oleks eales arvanud, et siin laps sõidab rattaga. Et mulle tundub, et see laps on väga vaikne, see laps vaatleb midagi, aga ikkagi liikumine on siin sees. Jaa, et see on huvitav, kuidas see pilt võib nagu kõrvalt tunduda, aga ma mäletan seda hetke küll, kui küll päris täpselt teadmata, kes selle lapsepõlvepildi kunagi tegi, aga ma mäletan seda hetke, kui ma sõites vaatasin muidu maha seal kive ja mida iganes, aga siis nagu selle hetkel ma korraks naeratasin, et ma olengi nagu üsnagi tõsine muidu lapsena olnud. Täiskasvanuna vähem? See jääb juba kuskile kellegi teise arvata. No lapsepõlv tuli siin jutuks ja me ei saa ju päris öelda, et see oleks ainult lapsepõlveromaan, aga ta hakkab lapsepõlvega pihta, seal on tõesti kuskil 4-aastane laps ja ma kujutan ette, et lugeja, kes võtab selle kätte, siis ta hakkabki alguses sellise lapsepõlve loona seda lugema. Kas sa tahtsid seda lapsepõlve teemat siin kuidagi rõhutada
või tuleb ta ise kuidagi siit teiste teemade seast esile? Et see on tegelikult ainus mu raamat, kus on autobiograafiat sellisel kujul, et ta ei ole nagu läbinisti kujundites. Et siis ma siia tahtsin tuua seda olustikku, et seda mitte ajaliselt nii täpselt määratletuna, aga seda tosinat aastat, mis jäi taasiseseisvumiseelsesse aega, et kus oligi mu see varajane lapsepõlv. Ja samas, et mida paika rihitumast keskkonnast on siis mina tegelane, ehk siis ka, kust ma olen pärit, et seda suurem ümbruse mõtestamise vajadus on tulnud kaasa. Et mida üheplaanilisem on olnud nagu algne keskkond, et seda rohkem ma olen otsinud erinevaid kihistuid. Ja mina tegelast saadab selline detailijanu peensuste järele ja mõnes mõttes ka veajanu, mis tema jaoks tähendab janu erisuste järele, et ta on justkui nagu tähenduste metsavaht ja tal on isegi kartus, et kui ta ei hoiaks siis ümbrusel inimestel ja ka endal nagu sellist valvsat pilku, et siis ta kardab, nagu ta võiks keskkonna sisse sulanduda või kuidagi, et see takistaks tema uue ihalust ja sellist valmidust alati kuhugi edasi liikuda. Ja just kihistustest seda, et ma näen, et inimene ei ole ainult see nähtav, kes ta on, vaid et ta koosneb siluettidest. Et me käime ringi paljude siluettidega, mis meis kuidagimoodi paiknevad. Ja need moodustavad siis joontega väga erinevaid kujundeid. Ja siis nende siluettide omaduseks on eelruumilisus. Eelruumilisus selles mõttes, et kõik, mis on olnud sealt algsest keskkonnast kantud üheplaanilisusest ja tasapinnalisusest. Et see tekitab ikkagi vajadust näha asju mitte ainult kihilisena, vaid otsida ka nendest siluettide ühendkohtadest erinevaid ruumilisusi. Ja tasapinnalisus on minu jaoks veel võimalikkuseks saamata eelruumilisus, et mis kannustab siis, kui ma räägin mina tegelasest, siis kannustab teda edasi liikuma ja otsima nagu kõiges varjatud nähteid ja uusi ruumilisusi. Jaa, see väga isiklik suhe tuleb siit kahtlemata välja ja kuidagi sugereerivalt välja. Seejuures selliseid kõigile teadaolevaid aja- ja ruumikoordinaate, tegelikult siit raamatust leiab, aga need on nagu väga napilt antud, kui ma ei eksi, siin on 2 aastaarvu,
üks aastaarv on peategelase sünniaasta, mis kogemata kombel on sinu enda sünniaasta ka. Ja me saame aru, et tegevus toimub Eestis. Mina tartlasena tunnen seal ära Inglisilla ja Emajõe ja Raatuse tänava. Ma ei tea, Viljandit näiteks ma ei oska nii hästi ära tunda, kas seda on võimalik siin, seda sa tead ise paremini. Aga ma saan siis aru, et ikkagi nende paikadega seoses ei olnud nagu eesmärk nii-öelda suurt lähiajalugu kirjutada. Neid taotlusi on ju ka. Et mis asja sa paikadega siis ajad? Kindlasti mitte ei olnud sinna tõesti kavatsust tuua nagu fakte, isegi enam kui seal on. Ma arvan, et selline valik tekkis seepärast, et nii nagu siis mina tegelane otsib inimestes ümbermänge nähetes, et nii otsib ta ka seda paikades. Ja kindlasti see ei ole teos, mis suubub paigalisusesse, vaid see on teos, mis otsib seoseid mõnede paikadega, et siis suubuda paiganihetesse ja kodutusse ja isegi kindluse kartusesse. Ja ümbermäng paikades on kuidagi kantud kogu sellest palangulisest kirjutamisprotsessist, mis selle käsikirja just sellisena lõpuks nagu välja joonistas. Ja mul tuleb paigalisusele mõeldes mõttesse selline kui paralleel, mis iseloomustab paikade ümbermängu. Et oletame, et keegi eksinu küsib linnas teiselt teed, siis vastaja juhatabki teda ja annab väga täpseid juhtnööre, et kuidas kuhugi pääseb. Aga siis teeküsija pähe tuleb siis tema seletuste ajal samal ajal nagu hoopis teine koht, kuhu ta tahab minna. Ja ta kuulab siis juhiseid ainult sellepärast, et nautida siis vastaja seletamisindu. Teine võimalus on see, et ta küsib teed ja hakkabki siis juhtnööride järgi minema, aga ta satub nagu hoopis sellisesse kohta, mis igasuguste füüsika ja geograafia seaduspärasuste järgi ei saa seal asuda, kuhu ta satub. Ja kolmas võimalus, mis mulle tuleb pähe, on see, et ta küsib siis linnas kelleltki teed ja vastaja nagu juhatab teda kogemata valesse kohta ja siis minema hakates ta tegelikult jõuabki sinna, kus ta tahtis, aga mitte sinna kohta, mida ta nagu välja ütles, mida ta nagu sõnastas küsides, vaid hoopis sinna kohta, mis kerkis talle pähe ja millest keegi ei saanudki, keegi teine nagu miskit teada. Et paikadega on siin samamoodi, et neil on nagu täiesti oma seaduspärasused. Aga see ei ole siis nii, et sa nimetad Tartu
kohtasid ja siis sul on mingi geeniusloki seal, mis kõike valitseb ja Tähendab jah, need kindlad kohad, mida ma olen kirjeldanud, neil on ikkagi minu eluga olnud seos. Aga nad ei kanna niivõrd seda realistlikku seost, et nad ei ole nagu selleks, et anda igasse suunda selliseid realistlikke niidiotsi, vaid nad on ikkagi pilt koos kõige muuga, mis võib juhtuda, mis iganes võib juhtuda ja kus iganes. No ma arvan, et võib-olla me kuidagi ringiga jõuame nende paikade ja keskkonnateemade juurde veel tagasi, vaatame, kuidas see jutt läheb, aga ma tahtsin ka seda küsida, no selge on ju see, et see on mina tegelase keskne raamat, aga teisi tegelasi on siin ka. Kas siin mõni tegelane on veel tähtis tegelane või tähtsam kui teised? No need joonistuvad siin välja ja siin on tegelaste taga on ka mõned prototüübid, aga on ka mõned täiesti fiktsionaalsed tegelased. Ja samas tekib seda lugedes ka tunne, nagu kohati ei saaks aru, kellest jutt käib, et üks inimene seguneb kuidagi teise sellise olemusega ja samas ta otsib, et mina jutustaja otsib kõigi siin kirjeldatud tegelaste juures sellist lisaruumilisust, et seda illustreerida, siis mul on üks koht raamatust, mida võiksin lugeda. Sa kinnitusid algul mu pahkluule. Sain kohe aru, et oled minust määratult vanem, et oled tollest koduranna ajast. Sellepärast sul polnudki algul kuju, millega kohe mu kõrval istet võtta. Pidin esmalt kõvasti uskuma, et vesikasvust, mis mu pahkluud puudutas, saab midagi enamat. Kõige vapram tegu ongi uskuda siis, kui veel uskumise põhjus kõigub ebakindlal pinnal, kui põhjust justkui polekski, et lihtsalt võtta kätte ja uskuda, pigistada ehk silmadki kinni, otsida tuge kokkusurutud hammastest kui kaljumäestiku kindlusest, toetuda kõigele muule kui mõistuspärasusele. Õieti polegi mõistuspärasusel mingit tähendust. Selle alla võib koondada mida iganes. Sama lamedalt laiali valguv ja ebatäpne oleks öelda elupärasus, ajakohasus, udu ühesus. Olen alati tahtnud kõik koos lahti võtta, kõik, mida näen, mida lastakse mulle paista ühena, millele on antud nimi, koostis ja otstarve, mis pole mõeldud lõimedeks harutamiseks. Samavõrd kui lepliku natuurina olen asjade näilisi, ette joonistatud külgi ka omaks võtta püüdnud. On need samal ajal mu jaoks ka samavõrd võõrad. Võõruse tajumisest võib saada külmavärinad. See võib ajada pea ringi käima. Aga võib panna ka otsima midagi, mida kas või ainult enda jaoks tuttavlikuks pidada. Selleks ongi vaja harutada.
kuni sõrmed hellad ja süda vähegi rahul. Kanda rahutut südant on nagu istuda kuristiku kohale ehitatud pikal ja kitsal puulatil ning teada, et lati teise otsa kindlale pinnale tagasi minna proovides kukud alla. Aga all poleks enam see ja õnnetus rikuks mängu. Nii istud ja istud, paistab justkui ei teekski midagi, aga see mulje on petlik. Sa harutad haprust veelgi peenemateks lõimedeks, kuni mõttelisest näputööst saab su olemuse kese. Harutad lahti all paistvaid puid, õistaimi, silmade kõrgusel triivivaid pilvigi. Teed seda kõike südame koospüsimise nimel, et teaksid, kust maalt lõpeb näivus, et iga peensus aitaks mäletada taiest, mille küljest oleme pudenenud. Ma kuulasin praegu seda lõiku, mis sa lugesid ja mõtlesin kahele asjale. Ja üks asi tuli praegu mulle ka üllatusena, et kas iseenesest ju on üsna selge, et see romaani pealkirja motiiv tuleb välja lõpus. Aga see nüüd ei olnud lõpp, aga et kas see on kuidagi südame nimel kirjutatud tekst või siin oli see teksti koht? Ma arvan küll, et minu kirjutamispalangud ongi kuidagi ajendatud nagu igasugustest vajadustest. Et ma teisiti ei kujutakski ette, et kirjutades ma korrastan kuidagi neid asju, mida muul moel oleks keeruline korrastada ja kuidagi, nagu ma algul rääkisin taliharja päevast ja õrnaine harjadest, et siis et selline liikumine mulle sobib. Jaa, teine asi, millele ma mõtlesin ja millest ma tahtsin nagunii rääkida, on selle romaani poeetiline keeleline külg ja seejuures see, et ma kuulan neid lauseid, ma saan tegelikult nagu kõigest aru. Aga selles romaanis on ka, võiks öelda, keeleuuendust. Siin on lausa oma sõnade seletusi, selline loend romaani lõpus ja ka väike selgitus, miks sa nii-öelda oma sõnu kasutad või oma sõnu leiutad. Mulle tundub, et need on tõesti sinu sõnad, aga need kuidagi aimab ära sageli kontekstist või et need sulanduvad sinna poeetilisse konteksti. Miks on sul vaja neid oma sõnasid? Neid sõnu on sellepärast vaja, et nad tulid iseenesest. Ma ei plaaninud päris algul esimeste lehekülgede juures, et ma teen midagi sellist, aga kuna neid hakkas lihtsalt palju tulema, et siis ma sain aru, et see on üks selle raamatu tunnusjoon. Ja nii nagu koma on lauses nii pausiks kui ühenduslüliks nagu terviklauses, siis on see uus keelend ka nagu elab samamoodi elu, et ta ühendab teksti minu jaoks täpselt selliselt, nagu ma mingi muu teise sõnaga ei saaks teksti ühendada sisuliselt.
ja samas ta tekitab seal sees ka sellise väikse huvitava hüppe, et mis on vajalik, et ma saaksin nagu öelda täpselt seda, mida ma siis enda sisekaemusest olen välja niimoodi välja võtta tahtnud ja et need on tulnud enamasti ruttu ja uusi keelendeid, et siin ei ole ka väga kuidagi ma ümber teinud, et nii nagu nad on tulnud, on ka suures osas jäänud ja ka toimetamisel ei ole need keelendid ise muutunud, mõni üksik on muidugi toimetajaga nagu niimoodi koos mõeldes jäänud välja, aga need on ka mõned üksikud, mis on lõpuks välja jäänud. Jaa, kui siin juba toimetamisele jutt läks, siis minu teada raamatu toimetaja Tiina Randus peaks siin saalis olema. Siin laval on küll nii, et ma ei näe suurt mitte midagi, mis saalis on. Ma küsin siis vahepeal toimetajalt hoopis, et kuidas siis sellist raamatut toimetada on, kus on täiesti omad sõnad ja et kas nende asjade üle tuli vaielda ka? Kusjuures üldse ei tulnud, nad tõesti olid seal teksti sees väga nagu iseenesest mõistetavad. Esimese hooga, kui ma veel ei mõistnud selle raamatu eripära, siis ma kippusin neid parandama, nii-öelda, õigeks tegema. Aga siis jõudis kohale, võtsin kõik parandused maha. Ja kui Anu tahtis sinna sõnastikku lõppu teha, siis tegelikult tuli see mulle isegi nagu üllatusena, sest ma ei pidanud seda vajalikuks tegelikult, et tõesti tundusid seal teksti sees kõik nii arusaadavad. Et miks siis mitte teha uusi sõnu, kui need parasjagu tähel hetkel sellistena vaja on? Jaa, ma ise ka mõtlesin, et kas sõnastikku on vaja või ei ole. Ma ei tea isegi, aga seal on ju see efekt minu arust, et kui lugeda romaani, siis nagu oleks kõik selge, kui lugeda seda sõnaloendit, katta see parem pool kinni, siis ei ole selge. Need on nagu... Ja sõnastik annab teatava aktsendi veel juurde. Ja. Aga võib siis loota, et need sõnad elavad edasi järgmistes raamatutes ka või? Jah, kõigepealt ma ütleksin veel nagu selle raamatu sõnade kohta, et mõned on tulnud onomatopoeetikast, näiteks hanede häälitsus, haned hudlutasid. Ja kui ma rääkisin sellest sõnast kellelegi, siis minu käest küsiti, et väga hea, aga siis ongi küsimus, et mis häält siis haned varem tegid. Ja ma olen nagu nendes sõnades tegelikult järginud ikkagi eesti keele foneetika omapära, et ma ei ole sinna nagu teinud niimoodi nimelt midagi võõrast, aga samas on ka ikkagi vaadatud, et ükski neist sõnadest tegelikult varem ei ole olnud eesti sõnastikus sellisel kujul ja seal ei ole ka nagu lausa liitsõnu, et liitsõna on seal siis, kui talle tuleb nagu mingi täiesti uus tähendusvarjund, et kui ma olengi talle omistanud sellise varjundi, mida ma saan nagu niimoodi öelda ja üksik sõna mind huvitab teksti sees ka üksik sõnana, et mis elu ta seal teksti sees elab. Jah,
seejuures see sobitumine keelde on ka võib-olla natuke seotud mitte kõikide sõnade puhul, aga ma kujutan ette mingisuguse onomatopoeetilise põhjaga või noh, et seal hakkab see heli kaasa mängima ja see heli nagu veenab. Et kas laseme nüüd ka helil mängida? Ma mõtlesin ka, et laseme helil mängida ikka Bachi, ma arvan. Jah.
aitäh! Sõnaloome kohta ma ütlen seda veel juurde, et kui kõik läheb hästi, siis on kevadel üks sõnaloomeline proosateos veel ilmumas, kus on isegi natuke rohkem neid sõnaloomelisi keelendeid. Kas see tähendab, et sa oled kuidagi ümber rivistumas luulelt proosale või siiski ei saa nii julgeid väiteid öelda? Ma arvan, et need ikkagi on täiesti kaks paralleelselt kulgevat žanri, et praegu jah, teatud kuudel on olnud luulet veidi vähem, aga sügisel paralleelselt selle romaaniga oli ka trükis mu luulekogu Iga armastus loeb ja need raamatud sattusid nagu ühe nädala vältel nagu korraga erinevatesse trükikodadesse. No siis on mida oodata. Tähendab, žanrid on erinevad, sellest ma saan aru ise ka lugedes. Aga samas muidugi olid need algusküsimused sellised ebalevad, et on see nüüd romaan ja et või on ta ikkagi unenäopildistik. Kui seda alapealkirja mõelda, siis on üsna ootuspärane, et unenägude maailm ja siis see, mida nagu tavaliselt reaalsuseks tavatsetakse nimetada, et need saavad kuidagi kokku, lähevad ka minu arust segi või kuidas sa ise seda vahekorda kirjeldaks? Ma arvan, et see on ka ikkagi nagu hästi palju seotud selle algse päritolu keskkonnaga, et mida kindlam ja kuidagi paindumatum oli mul varajane keskkond, et seda enam unenäolisemaks olen ma kasvanud ja selline luuletaja hing muidugi, ma mäletan, oligi mul kohe kaasas. Siin raamatus on kaks tegelast, kes on nagu mõnes mõttes suhtekorraldajad või lepitajad keskkonna paratamatuse ja sellise uue ihaluse vahel. Et need on Talve Ääsak, kes kehastab nagu sellist keskkonna paratamatust ja staatilisust. Aga temas peitub ka varjatud poeet, et on, kuigi ta mõtleb alati ühe küttepuu halu jagu ette ja on vaoshoitud, siis on ka hetki, kui ta viskab kuue seljast ja tantsib. Ja samamoodi see härra, kes Toomemäel peab vahti siis võileibade ja teetermosega pimedal ajal, et ka tema on mõnes mõttes sellise keskkonna paratamatuse ja siis uute ruumilisuste nagu selline vahemees, et ta mõnes mõttes on kuutõbiste ja luuletajate kaitseingel. Ja ma ise ka luuletajana soovin, et igal luuletajal oleks oma kaitseingel kas või sellise, kõrvalt vaadates veidralt võiva härra näol ja et
et see kaitseingel nagu tuleks appi siis, kui asjad peaks täbaraks kiskuma. Aga kas siin on ka mõni peatükk nii, et sa oled unes näinud ja ärkad üles, kirjutad peatüki? Või jah? See on ikkagi tulnud paljude tajude sellist nagu segatud pildina, et mõni unenägu on mul läinud küll luuletuse sisse, no nagu peaaegu üks-ühele ja noh, ka siia, aga mitte nüüd lausa võib-olla nii nagu järjestikuse kuidagi unes nähtud pildistikuna, vaid et ta on ikkagi nagu segunenud. No nüüd need inimesed, kes ei ole raamatut lugenud, kuulavad, mõtlevad nii, et proosa, unenäolisus, poeetilisus, noh, ma kujutan ette, et keegi tahaks nüüd küsida, et kas siin üks läbiv lugu ka on. Tegelikult lugusid siin on kahtlemata, aga mis sa ütled, on või ei ole? Siin on tegelikult jah, et nagu servadega üksteise peal asetsevad kihistud, mis nagu unenägugi võib moodustuda nagu loost ja siis kohe järgmisest loost ja seal ei pruugi olla nagu läbivat narratiivi, millega ma tegelen praegu, et praegu ma tegelen natukene narratiivsemate asjadega ja samas on see raamat eriline, et ta tekitabki tunde, et inimene võib-olla näeb öö jooksul võib-olla seal mitut ja mitut erinevat unenägu. No ma ise mõtlesin, et kui keegi tahab kangesti siit mingit niisugust läbivat joont välja lugeda, no siis muidugi on toeks see, et see aeg ju ikkagi liigub sealt Nõukogude aja lõpust kuni uuema ajani ja ma ei tea, kas see võiks olla ka mingisugune eneseotsingu romaan. Jah, midagi sisekaemuslikku ja seal on ka üks läbiv, tegelikult selline läbiv inimene, kes mina tegelase lapsepõlves eristus teistest tolleaegsetest täiskasvanutest, üks mees, kellele mõeldes ta tunneb mentorlust ja kuigi ta ei puutunud temaga otseselt kokku, siis mind huvitabki seal raamatus, et kuivõrd kandev saab olla inimese elus mentorlus kuskilt tulnuna ja kuidas siis inimese loomus saab vastu pidada ka ilma selleta ja millistes vääringutes ta jääb samaks. Ja kust maalt on inimese selline sisejõud nii tugev, et ta suudab ise hakata jõuallikaid tekitama, et selle mehe kuju tuleb päris lõpus uuesti esile, kui Jusse sureb ja siis tüdruk naisena nagu näeb pargis juhuslikult pealt, kuidas tema lapsepõlve suur mõjutaja sureb.
nii et ikkagi mingid läbivad jooned siin tekivad ja noh, ma ikkagi julgustan kõiki siin olijaid seda lugema, sest noh, see ei ole päris nii, et see raamat on krüptiline, oma sõnadega kirjutatud lugu ei ole. Tegelikult minu arust on ta väga hästi loetav. Siin on nüüd, noh, nagu välja tuli, inimsuhted tähtsad, siin on need suhted keskkonnaga tähtsad, võib-olla selles mõttes äkki tasuks selle keskkonnateema juurde veel korraks tagasi tulla, et seda keskkonda on ju ka erinevat, et siin oli jutuks, et siin on mingi nihe selle, noh, ma ei tea, sotsiaalse raamistikuga äkki või, aga et samas on ka siin loodusega suhe oluline. Mis sa selle kohta ütled? Jah, ta otsib erinevaid tähendusnihkeid ja nähteid nii omale tähtsate inimeste seest kui ka loodusest selles mõttes, et ka looduse sellised väga kindlad seaduspärasused ta püüab enda jaoks arutada nagu veelgi peenemaks lahti, et teda mõnes mõttes rahustab see looduse kindel rütm ja teisalt ka mitte, et teisalt ta jääbki selliseks siluettidele elu sisse puhujaks, et kes lihtsalt ei ole, noh, et talle ei anna lihtsalt rahu, kui ta näeb midagi tasapinnalist. No ma püüan veel niisuguseid korduma kippuvaid küsimusi ära aimata, et noh, romaan, inimene läheb raamatupoodi, ta küsib raamatupoe müüjalt, kas siin armastusest ka juttu on? Kui sina oled nüüd selle müüja asemel, siis mis sa vastad? Läbi lugenuna kindlasti, kui see müüja nüüd oleks lugenud ja tähelepanuga, siis kindlasti. Et see on ka see, et mida keegi kuskilt nagu tahab leida. Et kes nagu loeb võib-olla rohkem stiililiselt või et mis nüüd edasi juhtub. Aga siin raamatus on kuidagi isegi kõigi nende tegelaste ja tegevuste seas, et sealt tõuseb võib-olla tähtsamale kohale veel selline nagu sisekaemuslik isegi pihtimus. Et millise toonina see võiks kõlama jääda, et ma arvan, et millegi sellisena. Jah, nii et vist ei saa öelda, et see nüüd on armastusromaan ja punkt. See on nagu midagi enamat või midagi teist, aga siin on neid teemasid mitmeid. See võib niimoodi olla, et mis iganes vormi mul ka kirjutatu läheks, et kuskilt kohalt puudutab see ikkagi armastust. Et ka mu luulele on antud sellist tagasisidet, et isegi kui ta läheb nagu väga laia tähenduslikuks, siis see sisemine inimeseks olu
kõik ka, mis sinna juurde kuulub, et see ei ole nagu elukauge kindlasti, see raamat. Et ta nagu püüab puudutada kuidagi midagi väga isiklikku. Ja no kindlasti puudutabki, sinu jaoks muidugi ühtemoodi, lugeja jaoks teistmoodi, aga ma kujutan ette, et see isiklikkus jõuab siit nii või teisiti kohale. No võib-olla selliseid nagu tekstivälisemaid küsimusi ka paar tükki siia, ma ei tea, kas jutu lõpetuseks, võib-olla on veel auditooriumis küsimusi või ma õppejõuna ütlen auditooriumis, aga saalis, jah. Et sa isegi korduvalt rääkisid sellisest kirjutamispalangust. Kas see siis tähendab ikkagi, et sa nagu hooga hakkad sellist pikka proosat kirjutama ja siis tuleb, mis tuleb, või on sul tegelikult mingid kavad ette joonistatud ja nii edasi? Kavasid ei ole, aga kui nagu see tekkiv kuidagi sünnib ja võtab hoo sisse väga kiiresti, et siis ma kirjutan üles nagu tähtsamad asjad ja siis ma tean, et et sinna vahele ma kindlasti midagi lisan, sest kui ma ei teeks seda kiiresti, siis mõni asi võiks kuskile haihtuda. Ja teksti sees ma olen nagu igat pidi, kui ma kirjutan, et see käsikiri on nagu minu koda, millega ma siis koos ringi liigun. Ja nii pika teksti puhul sa siis ikka ise mäletad ka, mis sa alguses oled kirjutanud. Tegelikult see on aktuaalne küsimus muidugi pikemate proosa tekstide puhul, et näiteks Mats Traadi toimetaja mulle rääkis, et see Minge üles mägedele romaanisari, et Traat lihtsalt unustas ära, mis ta oli kirjutanud. Ja siis läks see nagu kuidagi vibama see tekst vahepeal. Sina mäletad kõike? Põhiliselt et kui ma olen nagu teise kohaga ametis, et siis ma ikkagi tundemälus tean, et seal on nüüd midagi, et kas ma vaatan seda üle, mida ma järjest enam nagu rohkem teengi. Ja ikkagi ma ei tunne, et pikemal käsikirjal oleks väga kuidagi mingisugust hakitust, et kui ma ka ei ole veel jõudnud vahele kirjutada midagi, mis ma sinna tahan kirjutada, et siis ikkagi need nähtamatud niidid on minu jaoks niivõrd tugevad, et ma tean, et kuidas ja mis neid osasid kohti ühendada saab. Ja mõnikord on olnud ka nii, et selline tunne, et kui mul on narratiiv ja ma mõtlen, et kas teeks mõne lühiproosa pala, et siis, et isegi vist, kas selle algul oli ka niimoodi, et siis ma mõtlen, et ma ei hakka novelli kirjutama, et ma teen siis juba romaani, et nagu kuidagi see asi, mis ma tahan öelda, et see kuhjub niivõrd tihedaks, et ma pean selle lahutama laiali ikkagi nagu pikemas ulatuses, et sealt jääks midagi puudu teisel moel. Minu arust meie vestlust tuli üsna hästi välja, et kirjutada on vaja ja mingi sisemine sund ja võib-olla ka muud asjad seda juhivad, aga kas ka avaldamine on oluline? Praegu küll, et ega ma ei kujutaks ette, kui ma kõik
natuke seda nagu sahtlisse teeksin. Et vahepealsest avaldamispausist ongi nagu see tähelepanek ka enda jaoks, et avaldamine on tähtis just see, kuidas kirjutatu hakkab oma elu elama avaldatud kujul. Et see on nagu hoopis midagi muud ja on inimesi, kes nagu just selles nagu leiavad üles mingisuguse teeotsa, mida iganes ja kellelt iganes nad nagu miskit loevad. Jaa, väga hea. Minu arust siin on teeotsi leidmiseks päris kindlasti. Aga nüüd ma küsin ikkagi, äkki on kellelgi teisel ka tekkinud mõni küsimus. Aitäh, väga huvitav vestlus. Tahtsin kommentaariks öelda, et olen väga poeetiliste romaanide armastaja ja minu meelest ei saagi enam küsida tänapäeval üldse nii, et kas see on õige romaan, sellepärast et romaani kirjutamise viise on juba ju aastakümneid nii palju. Kas sa oled nõus sellega, et see on ka eksperimentaalne romaan, et sa ikkagi teadlikult ületad neid piire või tood just nimelt selle poeesia kaudu tavakeelega harjunud inimestele niisuguse uusi tunnetusviise või maailmu lähedale? Aitäh. Kindlasti see on nõnda, et eksperimentaalsust ma ei kartnud, kuna kogu kirjutatuna rullus mu jaoks väga hooga lahti ja kohati kadus mul isegi ära see ikka kuidagi kuklas olev tunne, et mis asi see nüüd on, mida ma teen. Et see ei olnud enam mingil hetkel tähtis. Ja samas ma ei kujuta ka ette, et ma oleksin ilma toimetajata hakkama saanud. Et see on väga suur töö ja just sellise eksperimentaalse sõnaloome käsikirja juures, et suur aitäh. Igatahes mul oli väga huvitav vestelda sinuga, aitäh. Ja me vist lõpetame jälle muusikapala. Jah, aitäh sulle ja kõigile tulijatele. Thank you.